Aeg on möödunud tõesti väga palju ja mul on lausa rõõm täna küsida. Mis täna? Jõulud. Loomulikult teen selle klassikalise liigutuse, võtan lahti rüperaali. Aga enne veel, tegelikult peaks rääkima sellest, et me suure suuga lubasime siin vahepealses videos, kus me tegime süüa, et me tuleme, teeme siin mingit live-formaat, tõesti proovisime teha midagi. Proovisime, feilisime ka. Ammustasime jube suure ampsu. Ütleme niimoodi, et tahtsime teha midagi väga vinget, aga ilmselt tuleb alustada millestki niisugusest klassikalisest. Natuke lihtsamast, et ju sinna areneda veel. Kunagi tulevikus. Aga selleks, et tulevik liiga kaugele jääks, mõtlesime, et sellel nii-öelda jõulude perioodil ajal teeme teile misterat jällegi, aga väikse niisuguse twistiga mitte viia saate asemel, saate te 3, nii et esmaspäev, kolmapäev ja reede. Noh, tore on muidugi see, et meie 2 tõelist cringe'i hakkame siis jõulusaadet tegema nüüd või jõuluhooaega siis või... Just nimelt, et siis nagu endale seda jõulutunnet tuua ja loomulikult ka teile seda jõulutunnet tuua. Kindlasti ei ole, kui kaubanduses või kusagil ringi kõnnite, teil ei ole veel tulnud jõulutunnet. Ja selleks, et mitte kaotada tempos, eks ole meie saates, siis alustame kohe viktoriiniga loomulikult. Mul on sulle nii-öelda kiirkuldvillak välja mõeldud, sul on 5 teemat ja sa saad igast teemast valida siis ühe raskusastmega küsimuse ja lõpuks siis võidad siis, kui suudad ära vastata 3 tükki ja kaotad siis, kui vastad valesti vähemalt 3 tükki. Hästi lihtne, eks ole. Väga lihtne. 3 õigesti või 3 valesti siin nagu mingit... Ja sul on mingid tugevusastmed ka? Ja ühest 100 kuni 500. Aga teemadeks on jõulukraam, jõuluvana pluss abilised, jõulud, muu pühalik aeg ja niisama. Vali esimene teema ja raskusaste. Mul tundub, et see niisama 300 niimoodi kuldne kesktee. Niisama 300. Kui palju kasvavad inimese silmad tema elu jooksul? See oli nüüd nagu väljaspool seda jõulupeale. Ma mõtlesin, see oli mingi general jõuluteema. Ongi vaaria. Kui ma mõtlen nüüd väikse lapse peale, väikesel lapsel on üsna pisikesed silmad, aga mulle tundub, et väga palju ta ei kasva. 2-kordistunud äkki. Mina pakun, et ei kasva üldse. Ei kasvagi. Ei kasvagi. Ma mõtlesin selle peale, aga see tundub nagu väiksel silma. Okei, noh. Võtame siis jõulugramm 100, kui nii halvasti läks. Mis maal sai alguse jõulupuu traditsioon? Jõulupruu. Tannenbaum, Tannenbaum. Ma pakun, et see on Saksamaast, et sealt on see jõulupuu laul pärit ju tegelikult. Kuusepuu. Ja seda küll, aga mina olen kuulnud mingeid jutte, et jõulupuu tegelikult on pärit üldsegi Tallinnast. Nii et vaatame, mis on Saksamaa. Eestis sai traditsioon hoo sisse 20. sajandil. Loogika, jälle mingi loogika kuskil... Aga kusjuures see, et jõulupuu külge pannakse küünlad, on väidetavalt alguse saanud kunagi Tallinnas, kui Eestis oli Taani aeg ja Raekoja platsi panid taanlased üles siis jõulupuu. Aga eestlaste kui paganate jaoks oli see kristlik püha tol hetkel ja seda ei tolereeritud eestlaste poolt. Ja mässulised eestlased panid iga kord, kui see puu sinna toodi, panid selle põlema. Ja sealt on tulnud siis see, et paneme jõulukuuse siis nagu... Põlema. Nagu leekidesse või siis nagu särama. Võtame muu pühalik aeg ja lähme siis muu pühalik aeg 400. 400 muu pühalik aeg. Terve grupp tantsib natuke aega jõulumuusika saatel. Terve grupp tantsib natuke aega jõulumuusika saatel. Mis on päkapiku disko? Väga tublid. Kui tantsite muidugi. Sa pidid tantsima praegu muusika saatel. Sa ei saanud ühtegi punkti. See ei tulnud muusikat ju. Ja siin ei olegi mitte midagi. See oli mingi 4... See on vist mingi seltskonnale mõeldud rohkem ja ma võin sulle punkte. Mul on lihtsalt lõbus. Võtan jõulud 100. Võtad jõulud 100, jah? Tundub, et sa ei ole läbi mõelnud seda mängu, jah? Ei ole. Mingi ting. Mis on talvine pööripäev? Mida see tähendab? Mis on kõige lühem päev aastas? Nii, ja mida see tähendab? See tähendab, et sellest hetkest hakkab taas kord päev pikenema. Päev hakkab pikenema talvisest pööripäevast. Talvisest pööripäevast. Ja ta läheb ju mingi suvisest pööripäevast kuni talviseni läheb nagu päev lühemaks. Ja siis hakkab talvisel pööripäeval hakkab minema jälle pikemaks. Just. Ja päevapikkus suureneb, ööpikkus väheneb. Tubli, Mark. No täpselt, siis ongi kuni jaanipäevani on kogu aeg kasvab jaanipäeval. Ja viimaseks on siis jõuluvana pluss abilised. Kust tuleb sõna Santa Claus? Saint Nicholas on tegelikult... Mis on Saint Nicholas? Absoluutselt, see on täiesti õige. Sealt on see tulnud püha Nikolaus siis eesti keeles ja... Sealt ta tuligi ja Saint Nicholas läks ühesõnaga jõudis USAsse ka oma otsaga välja. Nicolas Cage'iks, jah? Sealt pandi talle nimeks lihtsalt Santa Claus ja... Ei, sealt pandi talle nimeks Nicolas Cage. Nicolas Cage läks tegema selle Die Hardi, on ju? Die Hardi, see oli kus. Aga... Mida Nicolas Cage siis tegi? Nicolas Cage tegi see Gone in 60 Second on võib-olla tema kõige kuulsam film. Aga ta on mingi jõulufilm. Ühesõnaga jaa, siis Ameerikasse jõudes sai sellest Nicolasest, Saint Nicolasest Santa Claus ja siis tuli uuem generatsioon peale, kes kutsutud lihtsalt Santaks. Nii et
varsti on mingi seitan. Aga selline oli jõuluviktoriin, Martti. Ma ei tea, kas sa võitsid või kaotasid. Ma ei pannud ma ei lugenud ja nii, et te võite anda alla kommentaariumis teada, kas Martti võitis või kaotas, sest et ma sattusin mängides hoogu. Just. Ja kuidas teie valmistute jõuludeks? Kuidas teie saate endale selle jõulutunde? Andke kommentaarides märku, siis saame ka meie vaadata teie pealt, kuidas seda õiget jõulutunnet saada, aga seniks ootame kuni kolmapäevani, mil me oleme jällegi taas kord tagasi. Ja siis subscribe'i ja like'i ja näita vanaemale ka seda videot ja näeme sinuga juba kolmapäeval. Tšau! Tõesti tore ju. Ma võtan jõulutäht küll selle vist perega ette. Päriselt või? Ma arvan küll, see on siuke nagu hea meelelahutus. Kõik tantsivad, jah? Järgmises osas. Päris korralik rockstar.